Jüri Frischer annab vile ja hakkame siis tegutsema. Sai löögile ka, aga kaitsjad blokkisid ära. Nüüd tuli viga Haidara. Selles mõttes tegi õigesti, et võimalus oli lüüa ja lõi. Väga hea löögikoht kasti pealt läks päris palju erinevaid episoode. Platine käib. Nii, Cisala võtab ette. Päris 5 kasti joone peale tuli pass ja seal Tammeka saab hakkama. Mõlemal meeskonnal nüüd nurgalöök kirjas, nii et on tõesti mõnus vaatamine siin alguses olnud. Kusjuures mängu eel, kui arutati asja, et mis tüüpi mängu tuleb, siis sai ta Silva juurde. Haidara loovutab palli, Järvelaide, vasaku peale. No ilmselt on antud ülesanne, et kui variant on, testime. Ja miks enne mängu ja on hea lüüa ja muidugi Järvelaide, kui tal võimalus kasti tagant tekib, siis üldiselt võtab selle. Ääre peal Pedmanson. Üks kord võttis juba 1-1 ette. Nüüd võtab uuesti, lükkab hea passiga läbi ja. Aga Jugieri selle palli jaatlikult ootas. Pedmanson seal jõudis vastase kasti välja välisküljega 2 vahelt. Oli seal Teine pall jääb Nõmme Unitedile, Cisala tuleb. Tulevad kolmekesi. Mängijad lahti, Veelman kasti peal vaba. Haidara Veelmalle leiabki. Oi ja jällegi. Värava peale tsenderdus, Lagus oli sunnitud. Mõlemalt poolt saanud 2 nurgalööki, ehk siis 4. nurgalöök Tammekale. Ja vahetavad vahelduseks siin juba nurgalöögi lööjad ka. Ja kusjuures ikkagi Haidara nüüd hästi rahustab, leiab Koskori liinide vahel kõvasti ruumi. Ja nüüd saab see jooksma. Toomas Lisbo, Haidara tuleb kaasa. Oi kui hea, aga ei lähe. Milline uskumatu tõrje Laguselt, siin sai käe vahele Koskorilt veel võimalus ja Tammeka. Oi kui lähedal oli siin juhtväravale, aga praegu ristnurka minemas. Ja vaadake nüüd seda, kuidas sai selle sõrme vahele Laguse. Kusjuures ma ütlen, löögil ja löögil on vahe kas või selles mõttes, et kust kohast sa seda vaatad. Et see löök ka nagu elusast peast tuli Väravahi võib-olla põhitööd veel tegema. Ostenbrink välisküljega väga efektselt ja väga täpselt. Ja nüüd on Õunapuu läheb läbi ja Sahtel saab selle kätte, millest me rääkisime enne. Ütlen ausalt, arvasin, et siit Tõstsid käsi juba. Käsi ei pidanud tõstma, aga uskusin, et Nõmme United läheb siit 1-0 juhtima. Aga Õunapuu võttis natukene võib-olla selle pika puute seal ette, sellega Sahtel jõudis välja ja mängis selle nurga võib-olla natukene kitsaks endale. Kui see, jah. Välisküljega vaatame, kuidas proovisin võib-olla ette posti minna, aga Sahtelilt suurepärane spagaat, nii et. Nii ja selle kõige kroonist Utsieri läheb värava peale ja. Ollakse tasakoosseisudes. Utsieri on ka igal pool ja nüüd siis uus mees proovib. Veel variante. On igatahes Voolaiul rohkem põhjust praegu rahul olla ja usaldada seda, mida meeskond platsil teeb ja meie kahjuks teda ei kuule ja kohtunike andmevahetust. Nii, Dos Santos tõmbab parema peale, läheb löögile ja aga Maurice Siege liikus kaasa. Neil on selleks väga sobivad kaitsjad olemas ka. On keskkaitsjad väga kiired, nüüd Veelma rünnakul. Läheb proovima posti juurde, Lagus oli olemas. Lagus saanud juba päris mitu korda täna tõrjekunsti näidata Veelmalt. Ja terav madal löök väga täpselt sinna taha post ja segada. Sahtel saab päris keerulise audi. Oi. Aga miks Mätas ei... Või oli see nurk nii terav, vaatad? Võib-olla ootas, oli võib-olla koht olemas, aga sõber oli veel parema koha peal. Oli tegelikult, nurk olemas, aga üldiselt seal värava ette saad selle söödu tuua. Päris kadunud on vahepeal. Nii, Valts virutab palli ettepoole, aga seal, ütleme, Krasnobil kui maad mööda. Premium liiga mängudes selle loo ajal Kangas lahti ja Pedro Manueli vastu väga kõrge. Korolov kaotas palli ja nüüd on jooksmise võimalus. Kauan Pereira. Nüüd läheb ise ja Lagus. Seal esimene olukord läks löögipette peale, aga teisega. Terjuse palli nurga löögiks. Tahtis seal võib-olla tallaga tõmmata, palli tulnud kaasa ja siis otsustas juba minna tugevalt löögile. Nüüd Kauan Pereira saab vedada ja ikka veab.
ääre pealt tuuakse kaasa ja siis ikkagi üle võrgu ka ikkagi päris metsa. Nii metsa kui saab olla. Ja Frolov läheb ühest mööda. Ikka läheb. Lükkab ette korralikult. Mätas palliga. Värava ette. Ei ulata Chisala. Läks võib-olla Mätasel natukene pall pihkaks. Ütleks isegi, et seal Mätast see pall põrkas üles. Lang sai veel spagaadiga jala vahele, põrkas ohtlikult taha posti. Aga Chisala jäi mõned sentimeetrid seal kas hüppevõimet või pikkus puudu. Ja ei suutnud seal Unitedi rõõmuks seda palli võrku panna. Nii, Morishige kauan Pereira ja taaskord jaapanlane ei jäänud peale. Seekord sai sinu hea kätte. Hoopis niimoodi. Ja ongi ja samal ajal nõuab United seda, et seal tehti viga. Kõvasti targemaks, mängiti hea see lahti. Nii, see jääb nüüd olukorrast välja. Ja kõigepealt vaatame, kuidas see värav siin tuli. Haidaralt värav ette posti ja ei saanud Lagus esimest korda tänases mängus, eksib. Ja kingib selle palli seal Kangaslahtile ja Kangaslahti võtab avasüli selle kingituse vastu ja Tammeka läheb 1-0 juhtima, aga endiselt on meil puudu veel kordus sellest. Tähendab, on ka võimalik, et meil ei ole seda kordust. Selles mõttes seda kordust, mis näitab seda, mis toimus teises väljaku servas. Aga Varril on see kordus olemas, kuna 16 kasti kaamerad. Seda kindlasti. Nii, ette läheb Chisala peale. On rinnaga maha võetud. Sahtel tuleb välja ja korjab ära. Jõudis seal väga hea puude oli Chisalal seal rinnaga. Sai veel seal varba vahele, aga Sahtli käut ja saab United kiiresti. Mätas murrab kasti. Nii, pall on kastis ja variant ja Chisala ei taba raame. Saada, miks sealt ründaja löögil läks. Mätas väga hästi läks, sai hea puute ka Chisala. Ei olnud tegelikult üldse mitte niivõrd kiire selle olukorraga. Aga ikkagi väga korralik võimalus Nõmme Unitedile ja näitab, et Tammeka kaitse on ka ikkagi haavatav. Või üldse mitte. Frolovilt taha posti. Sealt tuleb pikendus värava ette ja Sahtel on vahel. Ja Sahtel viimasel minutil kas tõesti teenib Oi, kui vabaks oli Osterpink tagapostis jäänud. Pani terava löögi sinna otse õhust ette posti. Frolov võtab veel ette ka ja saab Tammeka hakkama. Ja nüüd on kõik ka. Nüüd on kõik. Tammeka saab väga raske, aga teenitud, võib öelda 1-0 võidu siin võõral väljakul Nõmme.